Mina olen Mareli Rannap Saaremaalt. Ma olen käsitööettevõtja ja käsitöömeister. Peale selle, et ma olen 10 aastat tegelenud viltimise ja tikkimisega, olen ma viimastel aastatel hakanud valmistama ka Saaremaa rahvarõivaid. Ja täna ma näitan teile sellist huvitavat tehnikat nagu põimpilu, mida saare naised on juba aastasadu kasutanud rahvarõivaste kaunistamiseks ja põhiliselt siis linaste kangastest tehtud esemeid ehk siis särke ja põllesid. Mul siin selja taga on 3 särki ja need 2 äärmist on Saaremaalt Sõrvesäärest pärit ja teile võib tunduda, et need on sellised uhkelt tikitud naiste särgid, aga tegelikult oli hoopis nii, et naine tikkis kõige ilusama särgi oma mehele. Ja me tänapäeval ütleme, et see on siis mehe garderoobis kõige kallim ese, sest lihtsalt nii palju töötunde on selle jaoks kulunud. Ja need tikandid, mida ma siin ka lähemalt näitan pärast, see põimpilu ja muud tikandid on siis tehtud särkidele, kätistele, õlakutele ja kraele. Nii krae kui kätised on siis sellised kohad särgist, mis hästi välja paistavad. Õlakud kahjuks jäävad vestide alla, aga pole hullu, ikkagi tehti need hästi ilusad. Ja see kõige äärmine särk, see on tehtud kaarma kihelkonnas, et meil on Saaremaal üldse 11 kihelkonda ja see on tehtud siis kaarma kihelkonnal ja sellel on hästi huvitav särgikrae, et nagu siit võrdlusest on näha, et need 2 särki on püstkraega, aga see on sellise alla pööratud kraega ja sellise huvitava pilutikandiga, mis on 2 suunas, et tavaliselt pilutikandid tehakse 1 suunas ainult. Ja vot mul ongi siin siis näidised sellistest kraedest, et ongi nagu ainult kraed siin vaatamiseks ja nendel ongi siis see kõige laiem pilutamine, siin keskese põimpilutehnika on siis tehtud läbi ühekordse kanga, aga siin kindlasti on teil hästi näha, et siin see ülemine tikand need aukudega, et see on tehtud läbi 2-kordse kanga. Ja me nimetame, et te näete, siin on sellised ümmargused augud sees, me nimetame seda anisilmadeks, et need nagu hanesilmad oleksid siia sisse tikitud. Ja muidugi on kõikidel nendel kraedel ja kätistel siin ääres selline tikitud tagide rida, et see siis hoidis siis nii kraed kui kätiseid kulumise eest, et neid kui lähemalt vaadata, siis siin on nagu hästi palju ilusaid tikandeid tehtud ja mul on siin teisi veel, et näiteks see selline laiem, et see oli meeste krae, et siin on ka selline siis ilus uhke põimpilu tikand ja siis kõik need augud ka siin sees ja selline kaunis, et selline siis naine tegi oma mehele suure armastusega sellise ilusa krae. Ja neid mustreid on nagu hästi erinevaid ja eks siis vanasti oli ju niimoodi, et kus neid mustreid saad, ega siis selliseid raamatuid ei olnud, aga siis naised käisid üksteise pealt siis neid mustreid niimoodi näppamas ja võib-olla vaatasid kirikus, et milline särk on või särgikrae või kätis kellelgi on ja siis tegid pärast ise kodus selle järgi nagu sellise uhke mustri. Ja siin kahel nagu äärmisel särgil, ma ütlesin, et need on need Sõrvesääre särgid, et siin on hästi uhked ka sellised klaasist nööbid ees ja need nööbid on siia ette pandud veel niimoodi niidiga keskelt kokku õmmeldud ja siis on sellised ilusad värvilised, et neid võis olla erinevat värvi, mul on siin ühed on roosad ja teised on sellised valged, aga neid võis olla siis ka hästi palju nagu rohkem toone, et võis lillat ja rohelist ja niimoodi olla.
et vot sellised ilusad särgid siis, nendel on vööd ka siis need sõrvesäärest ja siis sellel on kaarma vöö peal, et sellised vööd on ka siin särgi peal ja ütleme sellist särki, kus ei olnud nüüd seelikut ega vesti, sellist särki naised kandsid tööd tehes ja alati pidi siis vöö olema ka ümber vöökoha, sest see hoidis nagu selja tugevana ja aitas siis hästi tööd teha, sest me ikka ütleme, et saare naine, see pidi ülal pidama mehe ja 7 last. Saare naine oli selline kõva naine, see tegi kodus kõik tööd ära, et ta tegi kõik need särgid ja muud rahvariided, sellised tekstiilitööd ta tegi valmis, ta kudus kangad, ta hoolitses laste eest ja tegi kõik põllutööd ja kõik loomad ja kõik ta hoolitses ära ja siis jääb alati küsimus, et aga mida see mees siis tegi ja vot selle kohta on öeldud, et mees siis oli, kas ta oli merel kalal või ta jõi rannas viina, et vot see oli, aga siis ikkagi ta sai sellise uhke särgi endale, uhkete tikanditega naine ikkagi tegi talle sellise särgi. Ja vot nüüd viimaseks on mul siin siis üks põll, et sellel on ka hästi ilusad pilutikandid siin all ja neid põllesid oli erinevate nende mustritega. Kahjuks meil ei ole neid kõiki muuseumis säilinud, aga muidu jah, et olid erinevad, et see põll ise oli siis üleni valge ja siin all oli siis selline uhke põimpilu tikand siis erinevate mustritega ja siin on nagu erinevate ridadega kõik need on siin vahepeal nagu lihtpilusid veel vahel ja nii ja siis sellise uhke satsiga, et vot see on nagu selline siis põllevariant.